Esimesed Eesti suveilmad juba tervitab meid. Perfektne aeg visata grill tööle ja hakata natuke šašlõkki tegema. Las ma näitan, mida veel te šašlõkkiga teha saate peale lihtsalt salati juurde serveerimise. Süsi juba huugab meil siin. Viskame esimesed šašlõkkitükid peale. Nüüd, kui meil on šašlõkk grillil, ärme niisama passima jää, vaid lähme teeme ülejäänud asjad samal ajal ära. No nii, alustame tomatitest. Järgmisena natuke sibulat, sest šašlõki kõrvale sööme alati sibulat, seda teate väga hästi. Maitsestame salati ära. Alustame oliiviõliga, natuke ädikat, törts magusat, magustame kaavesiirupit ja muidugi soola kui ka pipart. Nüüd teeme ühe kiire jogurtikastme. Kreeka jogurtit, korralikult hakitud küüslauku, natuke sidrunit ja natukene teie lemmik ürte. Mina kasutan peterselli ja tilli. No nii, võtame nüüd šašlõki grillilt ära. Nüüd teeme midagi, mis ei kuulu tavapärase hulka ja lõikame šašlõki väiksemateks tükkideks. Ja nüüd te kindlasti mõtlete, Aston, miks sa küll šašlõki tükkideks lõikasid? See on selle pärast, et me paneme ta lavashi vahele. Põhja läheb natuke džikat, meie imelist ürdi küüslagukastet, salat ja nüüd staar šašlõkk. Teate, natuke veel kastet ei ole kellegile liiga teinud. Ja nüüd voldime selle pahapoisi kokku. Ja anname talle viimase sooja suudluse grilli peal. Ossaku. Ja palun, see on sulle. Issand, kui ilus. Issand, kui ilus, noh. Lööme sambad sisse ja naudime suve. Te kodus seda proovite. Te ei söö enam kunagi šašlõkki tavapärasel moel, sest see on täiesti imeline.